tulemast kuulama minu järgmist podcasti. Ja alustame siit. Okei. Sa oled öelnud, et keha ei vabane sellest, millest aju aru sai. Ja see ongi see teema, et meil on tohutult palju infot. Me elamegi praegult info ülekülluses. Ja kui me saame seda infot, siis tekibki siuke tunne, et see on see. Ma tean seda. Ja ütleme, vahest kui ma olen ka siin teisi podcasti kuulanud, siis kuidas inimestel tekib jälle, et sa räägid nii õiget asja, et see nii kõnetab mind. Ja see toimibki. Inimene räägibki sulle õiget asja, mis kõnetab sind. Ja see tundubki sulle, et vau, ja nüüd ma saan sellest aru. Aga see ei toimi. Mõistuse tasandil, sul on vaja kehast see vabastada. Aga muutus ju hakkab selles mõttes, muutus hakkab informatsioonist. Ja. Aga miks siis teadmine ei võrdu muutusega? Sellepärast, et teadmine on teadmine. Ütleme, räägime siis selle, mida ma olen ka varem juba palju öelnud. Kuidas meie keha toimib? Meil on 5 tajumeelt. Nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine, puudutus. Nii. Need 5 tajumeelt käivitavad meie kehas reaktsiooni. Ja ütleme siis, sul võib olla nagu teadmised, aga nüüd kui 5 tajumeelt käivitavad su kehas selle triggeri, selle ütleme mustri, mis sa oled salvestanud sinna võib-olla juba lapsepõlvest, siis keha annab ajule signaali ja aju hakkab ette ennustama, mis nüüd võib juhtuda, kuna inimene elab ellujäämise instinkti peal. Siis ühesõnaga keha annab ajule signaali ja aju hakkab nüüd, ütleme siis, sinu selle pagasi põhjalt ennustama, mis võib juhtuda ja ütleme, nüüd sul võib igasugust teadmist seal olla, aga need kehamustrid on kõige tugevamad ja nii-öelda need triggerid. Ja ühesõnaga siis kindlasti iga inimene on tundnud seda, kui sul tuleb mingisugune hetk, mingi trigger tuleb üles, keegi ühesõnaga triggerdab sind või ühesõnaga mingi situatsioon ja kus sa võid isegi niimoodi keha tõmbad tõesti krampi ja sul on mõistus läinud. Lihtsalt sa ei mäleta sellel hetkel enam mitte midagi, sa oled selles hetkes sees ja sa oled nagu hangunud. Ja see ongi see, mõistusest ei ole siis kasu, kui sa oled hangunud. Ja tihtipeale ongi just see sama moment, kus mõistus on nagu kaob ära sul. Sest kehas on see tunne ja keha tõmbab nagu nii-öelda pingesse ja seal ongi see pinge ja tunne. Kõigepealt on pinge on kaitse ja tunne on seal all. Ja kui tunde ära vabastame, lähme pingest läbi, vabastame tunde ära, alles siis ei ole ühesõnaga kehas seda mustrit ja keha ei anna ajule signaali. Ja siis ei tule, sa ei reageeri triggeri peale. Ehk siis kui inimestel on informatsioon vahepeal pole mis valdkonnast, aga toon sulle näitena näiteks kuidas rikkaks saada, valetame. Et said teada, et keegi, kes on sellele sammu läbi teinud, nüüd kirjeldab sulle punktist A punkti Z teekonda, mis temal töötas ja mis tegelikult ka töötab. Ja kui seda järgi teed, nüüd informatsioonil on su info olemas, see peaks justkui töötama, aga siis keha seda ei usu ja siis sa tegelikult ikkagi seda ära ei tee. Just, täpselt, sellepärast, et kui sul on, ütleme, raha suhtes mingisugused hirmud, mingid lood, mingid uskumused ja mingid ka võib-olla läbi elatud kogemused, siis su kehas on see muster sees.
ja nüüd, kui keegi räägib oma kogemusest, et tal töötas see nii, tee nii, siis sa võid mõistuses sellest väga hästi aru saada. Jaa, et see on ju väga loogiline. See toimibki kõik ju, ongi. Ja ütleme, seda on hästi palju ka siis manifesteerimisel, mida õpetatakse. Manifesteeri nii naa, et ühesõnaga ja kujuta ette ja isegi kvantloomisel õpetatakse seda, et ühesõnaga tunneta 5 meelega seda kõike, mine sinna sisse, tunneta 5 meelega. Et see on juba sul aga mis meie aju teeb siis? See muster, mis su sees on, nii-öelda alateaduses, see hakkab tühistama sul seda kõike, mida sa manifesteerisid, mida sa kogesid. Alateadlikult sa hakkad seda tühistama, kuna sul on see muster kehas. Ja ta annab sulle kogu aeg seda signaali. Ei, see ei ole võimalik, siis hästi palju inimesed, et millal, ma ootan, et inimesed ei oska sellest lahti lasta ja ühesõnaga ollakse pinges ja seal on nii palju detaile, mis kustutavad su selle manifesteerimise või kvantloomise. Ehk siis meile tuleks kogeda ja siis alles teooriat saada. Kõigepealt, ütleme, võib-olla on see ikkagi, mul praegu tuleb nagu selline info, et kõigepealt on vaja sul ikkagi teada, kuidas asjad käivad. Kui sa nagu ei tea üldse, kuidas asjad käivad, siis on ka, kuidas sa saad siis üldse asju hakata ajama nii-öelda, unistama või looma või ühesõnaga ka neid ühesõnaga tegema. Aga et sa need asjad päriselt hakkaks sul toimima, selleks on vaja puhastada keha hirmudest. Sellepärast need hirmud kustutavad kõik selle alateadlikult ära, mida sa luua tahad. Ehk siis ei saa keha petta läbi selle, et ma lähen näiteks oli see raha näide enne, et ma lähen väga edukale ettevõtjale terveks aastaks või 8 aastaks varjuliseks. Käin temaga kaasas, näen igat rahaliigutust, igat kulutust, igat sissetulekut, mida ta teeb selleks, et raha tuleks. Ja siis hakkab ka mul tulema. Ka sellest ei piisa. Sellest ei piisa. Siin on, mis mul tuli praegult see, et see on ju vana ütelus juba, et keha ei valeta. Et kui sa tahad nagu päriselt asju enda käest küsida, siis küsi endalt ja vaata, mis su kehas toimub. Sellest keha ei valeta. Aga mõistus võib rääkida sulle igasuguseid lugusid ja sellepärast ongi, ütleme ka, kui inimene, ütleme, unistab midagi või loob midagi ja siis ongi see, et nagu öeldakse, et esimene asi, mis tuleb, see on õige. Usu seda. Ja ütleme, siis hakkab juba mõistus analüüsima ja siis hakkab juba tulema sul sealt neid hirme ja ta hakkab seda mõistuses analüüsima, et oot, kuule, seal võib oht olla, need ongi nüüd need hirmud, või uskumused, mis su sees on. Siis hakkab moonutama seda esimest, mis oli esimene kõige tõelisem info. Ta hakkab seda moonutama ja siis inimesed hakkavadki kahtlema ja ütleme, lähevadki mõistusesse, hakkavad hästi palju analüüsima ja siis ühesõnaga valitakse nii-öelda läbi mõistuse, mida meil on õpetatud, et see on nagu õige, aga tegelikult on see, keha ei valeta. Ja esimene info, mis sul tuleb, see on tavaliselt õige. Keha ei valeta, seal on teine sarnane mõte veel, mida ma olen kuulnud, et on nii nagu öeldakse, et vesi mäletab, siis keha mäletab. Aga me koosneme enamus veest. Ja siis teie küsimus, et aga kui keha mäletab ja peaks justkui mäletama, siis miks võimsad kogemused või taipamised ajaga või mõnivõrd ära kaavad, mitte kõik, aga osad. Et täiendavalt ma olen märganud ise seda, et palju inimesed, kes lähevad kuskile retriidile või teraapiasse ja saavad mingeid taipamisi, mina ise ka selle juures, mingid eurekad käivad, siis see eureka sama selline kaob ära see mõte või ka kehas kogetu. See nagu ei ole enam meeles, kaob ära.
see on väga hea seda, et sa puudutasid just seda energeetilist teemat ka, et nendes teraapiates asjades, et vahest siis võibki tunduda inimesel nagu, kui sa kuulad teist inimest, kes on ühesõnaga jõudnud kohale ja ta räägib ja sulle tundub, et ühesõnaga vau, et ta räägib nii loogilist juttu, et see on ju nii selge, siililegi selge, see on ju nii lihtne, et mida ta räägib, et see niimoodi kõnetab ja puudutab mind. Siis ongi see, sa oled selle inimese energia väljas, kui ta räägib seda. Ja ta tõstab, ütleme, ma ütleks selle kohta, et ta tõstabki selle, või mitte vale öelda, et tema tõstab, vaid sa ise koged seda sagedust, kus tema on. Ja seal tundubki sulle kõik ongi nii loogiline selge. Ja nüüd, mis siis juhtub? Miks see asi, nagu sa ütlesid, et kaob ära, ununeb, ongi see, et meie sees ongi need uskumused, hirmud ja nüüd, kui keegi ühesõnaga vajutab sul selle triggeri nuppu või ütleme, vahest on, mul ei ole tuli praegu info, et mis mulle on endal olnud veel, võib-olla ma kaldun praegu kõrvale, aga näiteks mul on olnud siuke asi, kui ma vanasti käisin hästi palju rändasin maailmas ja kui ma olin reisu peal, siis mul tekkis nagu, mul tuli selliseid ideid, mida võiks teha. Ja siis sa tuled koju tagasi ja mingi aja pärast sa oled selles rutiinis tagasi. Kõik su need, ütleme, mingid ideed ja asjad lihtsalt lähevad jälle ühesõnaga, sa lähed kuidagi vaju, see oli vanasti, täna ma saan väga hästi aru, kuidas see toimib, see ongi see, et sa oled teises keskkonnas, sa oled teises energias ja kõik tundubki siuke vau. Ja siis sa tuled siia sõnaga nii-öelda oma igapäevasesse elusse ja seal igapäeva elus on siis kuidas kellelgi, mis jällegi, mis need alateaduse hirmud on. Et siis sa nagu tuled kuidagi maandud jälle ära. Ja sellepärast ongi, miks need taipamised ja asjad ei toimi, miks nad ära vajuvad, kuna sinu sees on, ütleme ikkagi mingid uskumused, mingid hirmud, mis ühesõnaga hakkavad su ideid ja neid taipamisi pisendama. Okei, aga kuidas teha siis vahet selle, et kas oli päris muutus või hetkeline seisund? Üks näide on see, et mis just näitsid, ma kukun tagasi, kui ma suudan seda märgata. Aga kuidas veel aru saada sellest? Seal ongi, et ega seal ei ole midagi aru saada jälle. See ei toimi mõistuse tasandil. Keha on vaja puhastada ühesõnaga pingest ja tundest. Ja täna igapäevaselt tööd tehes inimestega ma näen, kuidas ikkagi väga paljud inimesed ei tee üldse vahet, mis on pinge, mis on tunne. Ja ütleme jälle, kuidas ka mina iga päev õpin ju ka klientide pealt. Ma märkan, kuidas keegi isegi väga teadlikud inimesed, ma ütleks võib-olla isegi on kõige keerulisemad, sellepärast neil on infot nii palju, teavad nagu kõike, aga nad teavad seda mõistuses ja nad ei oska minna kehasse. Ja ütleme, siis on meie sõber ego, kes üritab meiega trikitada, kes ei taha, et sa endal neid asju ära teed. Nagu öeldakse, et siis ta jääb ilma tööta. Samas öeldakse, et ta on meie nagu kaitse, ellujäämise instinktiks, et ta toobki meile neid ohtusi välja, et oot, ära tee seda ja nüüd ongi, mida rohkem meie sees on neid hirme asju alateaduses, siis ta kustutabki neid kogu aeg sul. Kõik need taipamised, mis sul tekkisid, see on see, siis ta vaikselt alateaduses räägib sulle mingit juttu, et oot, see ei pruugi nii olla, see ei pruugi sul toimida. Sul on ühesõnaga mingi see uskumus, mingi see hirm, millega ta siis nullibki need asjad ära. No kui me räägime enda sees tegemata olevatest asjadest ja tõmbame paralleeli siia triggerite juurde ehk käivitajate või mõni ütleb sellega ankor ja mis iganes muu veel.
aktiveerib nii-öelda mingisugune sõna või fraas või teema, et kas siis trigger on meie kehas probleem või pigem märk sellest, et midagi on veel sees tegemata? Noh, see ongi see, kui sa ei märka oma triggerit ja kukud sinna triggerisse, noh siis ta on ju reaalne probleem sul. Kui ta tõmbab sind ju ühesõnaga sinna madalasse sagedusse ja hirmu ja kõik, mis sul sealt üles tuleb, siis ta on ju reaalne probleem. Teine asi on see, et läbi selle triggeri, kui sa oled teadlik ja kui sa hakkad märkama seda triggerit, et ütleme, see ongi see, et jällegi, mida ma olen viimasel ajal nagu palju kuulnud, et inimesed räägivad oma sisemisest rahust. Ja ütleme, kui ollakse veel kuskil looduses, kus ongi täielik vaikus, kus sul on, ütleme, oled kuskil mere ääres, ei ole mingit linnakära, ei ole üldse ka võib-olla teisi inimesi, kus ongi täiesti vaikus, linnulaul. Ja siis inimesed ütlevad, et vau, mu sees on selline rahu. Loogiline, ongi, sa oled rahulikus keskkonnas, su sees ongi rahu. Aga kas see rahu on ka siis, kui keegi vajutab su triggeri nuppu, kas sa suudad ka siis olla rahus? Mina ütlen selle kohta, et kui sa siis suudad olla rahus, võt siis sa oled päriselt kohal ja rahus. Aga mitte see, kui sa oled rahulikus keskkonnas ja sa ütled, et vau, mu sees on selline rahu. Selline ma tunnetan sellist kohalolu, sellist rahu. Ja see ongi sellest, et sa oled selles hetkes, kus on täielik rahu. Aga kui lähed keskkonda, kus ei ole rahu ja keegi käivitab sul triggeri, kui sa sellises olukorras suudad jääda sama oma keskmesse ja rahusse, siis võib öelda, et sa oled saavutanud endas selle rahu. Aga kui sa sellises pingelises keskkonnas või keegi vajutab seda triggerit sul ja seal käivitud, noh, siis me ei saa rääkida su mingisugusest sisemisest rahust ju. See keskkond, kus sa olid, see tekitas sulle selle sisemise rahu. Et siis sükke kunstlik. Jaa, see on hetkeline täpselt nii, nagu ma ütlesin, et kui keegi räägib mingit infot ja see kõnetab sind, siis sa tegelikult koged selle inimese sagedust. Ja see tekitabki sinus, et vau, ta räägib nii õiget asja, see niimoodi puudutab mind ja ma saan täpselt aru. See on täpselt see sama. Täpselt nii, nagu sa istud looduses, vaikuses, rahus. Noh, on ka loomulikult inimesi, kes ei suuda vaikuses istuda üldse. Ka ütleme looduses mingi rahulikus keskkonnas. Et noh, mingi natuke püüab ja tal on vaja kohe jälle midagi teha. Noh, seal on see rahutus lööb välja. Ja noh, mõni suudab ka, ütleme siis sellises looduse või ütleme, mis iganes keskkonnas, kus on rahulik, leidagi enda selle rahu. Aga ma ütlen veel kord, see ei ole päris rahu. Kui sa suudad, ütleme, olukorras, kus sind triggerdatakse, kus on mingi asi, kus sa suudad seal rahulikuks jääda, see on päris rahu. Rääkides kohalolust, hetkes olemisest ja pingest, siis tekib küsimus, et mida tähendab olla hetkes, kui kehas on pinge üleval? Noh, ütleme, ega tegelikult see ongi see probleem, et miks me ei suuda hetkes olla, ongi see, et meil on kehas lihtsalt pinged ja hästi paljud inimesed üldse ongi harjunud pinges elama. Ja nii ta ongi. Et see pinge on saanud inimestel nagu juba nende tavapäraseks olekuks. Et nad ei oskagi nagu, et see, et noh, ma ütlen jälle, tuleb see vana, ütleme, nagu vanasti öeldi, et mis sa passid siin, tee midagi. See on ka nagu meile sisse söödetud, et ühesõnaga programmeeritud meile sisse, et sa pead kogu aeg olema tegus. Et sa ei tohi nagu, ütleme, olla lihtsalt niisama. Nagu, noh, ma ütlen jälle, nagu Fred Jussi ütleb, noh, see on minu meelest kuldne lause, et ka mõlutada tuleb osata. Ja inimesed ei oska.
mölutada, võtta seda hetke, seda rahu. Neil on vaja midagi teha, sellepärast et nad on harjunud pinges elama ja see pinges elamine on ja see pinge mingis mõttes ju paneb sind tegutsema ja see on siis tavapärane sihuke, et sa pead tegema kogu aeg midagi. Ja kas või ütleme, me oleme rääkinud ka hästi palju erinevatest pinge maandamistehnikatest. Ma ei ütleks, isegi tehnikas on iga päev jälle, mida me teeme siis. Et on see siis söömine, on see spordi tegemine, on see seksimine, neid asju on nii palju, millega me tegelikult maandame pinget, aga me ei mõtle üldse selle peale, et me maandame pinget. Me mõtleme, et me oleme tegusad ja tublid. Okei, aga kust maalt jookseb piir abi saamise ja sõltuvuse vahel? No, seal ongi jälle, ütleme, osad inimesed on siis täiesti teraapiasõltlased. Et käivadki ühesõnaga terapeudi juures, kuulavad mingeid, ütleme siis laive ja ütleme, mis ma tahaks öelda, ütleme, energeetiliste, ütleme, täpselt nii nagu ma alustasin ka oma teed ju kätega ravitsemisega. Ja kuidas ma siis võtsin inimestel valu ära, tervendasin, kuidas nad tundsid mu juures rahu. Ja täna ma ütlen selle kohta, see toimib ainult sinnamaani, kui keegi käivitab sinu sees oleva mingi mustri, mingi triggeri ja sul on kõik jälle tagasi. Mõni asi võib toimida pikemalt, aga mõni asi võib sul hetkega tulla tagasi. Et selles suhtes see, et see, mida ma tegin tõesti selle käte ravitsemisega asjadega, et jah, mul näiteks praegu tuleb ka meelde, et kui ma ühele sõbrale tegin, kus ta hommikul kukkus kingapaelu kinni pannes põrandale ja tuli kiirabi, kes tegi süsti ja ta jäeti küll koju, sai voodisse, et ta tuli õhtu minu juurde ja ma ütlesin talle käsi peal ja ta jalutas minema, ta ei tundnud seljas mitte midagi. Ja minu meelest oli tal see 10 või 15 aastat ja ta reklaamis mind, et minge seljavaludega Urmase juurde, et talle toimis see. Ja siis mingi 10 või 15 aastat läks mööda, kus tal siis tekkis uuesti. Et ühesõnaga, et see ongi, mingi asi võib sul, ütleme, püsidagi, tundubki, et sa tervenesid, aga see võib teistpidi jälle, ütleme, nagu öeldakse, et kõik need asjad on meie õppetunnid. Et keha lihtsalt näitab sulle, et kus on midagi valesti. Et ja ütleme, kui mul oligi endal see, et mis mu enda sisemine hääl ütles mulle, et Urmas, et okei, sa võtad valu ära, sa tervendad, aga sa ei oska talle seda põhjust öelda. Et sa teed temast enda sõltuva inimese. Ta hakkab su sõltuma, ta tahab su juures kogu aeg käia ja sellepärast käivadki inimesed pidevalt massaasis. Mõni käib iga kuu, mõni käib isegi võib-olla tihedamalt on ju ja ütlevadki, et aga nii mõnus on. Aga minu küsimus on see, et tee, miks sa seda ära ei tee, mis tekitab sulle selle ühesõnaga juba mugavuse, selle pinge, mida sa käid kogu aeg seal siis vabastamas ja lahustamas. Et need ongi kõik need asjad, et need toimivad sinnamaani, kus sa paned ise selle energia jälle kinni ja siis sa tunned, sa jälle vajad. Ja siis ongi see, et kuulad jälle mingisugust laivi, kuulad mingit podcasti ja tunned jälle, vau, ta räägib nii õiget juttu. Kordan veel, see toimib sinnamaani, kus sa paned ise selle kinni energeetiliselt. Ja siis mõtled, et oota, aga miks ma jälle siin olen? Sellepärast, et su kehas on see muster ja keha annab ajule signaali, nagu ma enne ütlesin, meil on 5 tajumeelt, sa näed midagi, sa kuuled midagi ja läbi selle alateadlikult sa sulged ennast uuesti.
ja see, mis inimene tegi energeetiliselt suga või ühesõnaga see sagedus, mis sind avas ja kuidas see toimis sulle, see toimibki kõik. Aga sa lihtsalt ise sulged selle uuesti kinni läbi oma ühesõnaga alateadlike hirmude, mis su keha mälus on. Sellepärast ongi kõige olulisem vabastada kehast kõigepealt pinge, siis tunne ja siis ei saa keha anda seda ajule seda signaali, seda triggerit, mis käivitaks selle triggeri, millega sa sulged enda energeetika. Okei, aga kui me räägime, enne rääksime triggeritest, siis küsimus tekib, et aga mida siis tuleks teha, kui trigger tuleb peale? Ütleme, esimene soovitus, ütleme, kui sul mingi asi käivitub, sa lähed mingi asja peale, ühesõnaga tekib mingi hirm, paanika, ebamugavus, siis vaata, mis su kehas toimub. Jälgi, kus kohas tegelikult kehas alati tekib ühesõnaga mingisugune pinge, tunne. Jälgi seda, kus kohas see tekib ja ütleme, kui sa ei saa hetkel seda lahustada, siis proovi seda lahustada, ütleme, õhtu voodis, kus sa oled lõdvestunud. Ja tihtipeale on alguses see endal keeruline teha, sellepärast et sa ei saa olla, ma olen ka sellest palju rääkinud, inimene ei saa olla lõdvestunud ja pinges. Ütleme, kui sa teed seda näiteks õhtu, siis sa pead meenutama, sa pead minema selle päeva sündmuse, meenutama seda ja sellesse pingesse minema, mis tekitas selle pinge. Aga inimene ei saa olla pinges ja lõdvestunud 2 kohas korraga. Selleks ongi see, mida mina pakun inimesele seda ruumi, kus mina olen tema kehale see ankur, et ta saaks olla rahus. Ja ma lasen tal meenutada seda pinge kohta, seda triggerit või emotsiooni, kuidas keegi tahab öelda, et ma ütlen, meenuta seda ja siis ma lasen tal 2-3 sekundit meenutada seda ja siis ma toon ta kohe kehasse, ütlen, et mis sa kehas tunned? Tavaliselt, kui sa üksi teed, siis on seda raske nagu tulla sellest pingest uuesti kehasse tagasi. Inimesed hakkavad seda pinget kätrama ja siis juba sa lähed kehas sellest lõdvastusest, sul kehasse tekibki juba uus ühesõnaga. Üksi on seda suhteliselt keeruline teha, aga saab teha. Aga tavaliselt on see, et kui sa alguses teed teise inimesega koos, siis keha õpib ise juba olema selles nii rahus. Ja hiljem on, ütleme, seda endal juba kergem teha, aga nagu ma olen ka varem öelnud, et kõigepealt tuleks teha need suuremad asjad ära enda sees. Ja siis keha järjest õpib ja sa saad lõpuks hakata neid ise tegema. Et täna ütleme, on samamoodi, on ka minul tulevad, et kuigi ma olen nüüd, ütleme, 2 aastat tegelenud reaalselt siis pingete ja tunnete vabastamisega, siis ka minul tuleb veel mingisugune trigger kuskilt ülesse, aga täna ma reageerin nagu ühesõnaga selle peale, et okei, siuke asi ka veel mul sees või, okei, ma lahendan selle ära. Sellepärast, et ma olen need suured ära teinud ja neid ühesõnaga neid väikseid, 60-ne, mul seda pagasit on, aga täna minu jaoks on kerge neid teha. Rääksime enne muutustest. Aga kuidas siis inimene saab aru, et muutus on toimunud? Kas see on enda nagu kehaline seisund või mingi kindel tunne, mis sealt esile kerkib, mida varasemalt pole tulnud, või see on siis maailma vaatlemine ja sa näed muutuseid? Võtta, muutused võivad ka toimida ju, nagu enne rääkisime, ka teadmisest. Kus sa hakkad nagu, saad seda õiget infot ja kõik tundubki nagu nii selge. Nii-öelda võib öelda, et sul tekivad taipamised. See on see, okei, nüüd ma saan aru, see on see. Need on need taipamised. Aga taipamisest ei ole päris muutuse jaoks, ei piisa. Sellepärast, et kui sul kehas on see mingisugune hirmumuster sees, siis kui keegi vajutab seda, sul koged seda 5 meelega, siis keha annab selle hirmusignaali ja see taipamine on sul nagu pühitud.
sellepärast ongi, miks ainuüksi taipamisest ei piisa. Kui palju on inimesi, kellel on tohutult palju infot ja me elame ju täna info ülekülluses. Ja teine asi ongi see, pinget ja tunnet ei saa mõistuses ära lahendada. Mida hästi paljud inimesed proovivad teha. Lahendada seda mõistusega, isegi kui ma klientidega tööd teen, siis ma näen, mis ongi nagu minu töö ongi see, et ma küsin aeg-ajalt, mis sa tunned praegult kehas. Sellepärast, et inimesed hakkavad hästi palju, kuna see on ebamugav, esiteks, kui tuleb pinge kõigepealt ülesse, kui ta meenutab, ütleme, mingit sükest asja, siis tuleb kõigepealt pinge, mis on kaitse nii-öelda enne tunnet, siis täna ma olen juba tõesti igapäevaselt klientidega töötates, ma näen juba, kuidas meie ego üritab ka, kuna ma olin just, see tuli mulle eriti välja, et ma olin nüüd, tegin Tenerifel retriidi 2 inimesele ja kuidas siis naisterahvas oli hästi-hästi teadlik inimene ja teeb endaga tõesti nagu megatööd. Ja kuidas ma sain aru lõpuks, ta oli enne retriiti käinud mu juures 7 korda juba. Seal tegime ühesõnaga 8 päeva või 7 päeva. Ja iga päev tal tõesti siuksed protsessid ja asjad. Ja kuidas ma hakkasin siis läbi nägema seda, kuidas öeldakse kõigepealt, et kõigepealt tuleb pinge. Et kõigepealt tuleb pingest läbi minna, et saada. Pinge on see, mis tõmbab su keha ühesõnaga tekib see, võib valu tekkida, võib ebamugavus, tõmbab kokku ja tunne hakkab liikuma kehas. Ja tõesti, kui ma näen, kui ma küsin praegult, mis su kehas toimub, kuidas inimesed räägivad, mis toimub, kuidas see liigub ja põhiline ongi, et tunne hakkab kehas liikuma ja see on väga hea, et kui sa lähed pingest läbi, siis sa saad alles tundesse ja tunne hakkab kehas liikuma. Aga siis ma jagasin ära sellise koha, kus ta ütleme, tunnetas sõnaga, et talle maksas tekkis hästi pinge ja siis ütles, et nüüd see hakkas liikuma kuskil majal. Ja siis ma sain aru, et okei, praegult tegelikult ego ei tahtnud, et ta seda ära teeb ja juhtis ta tähelepanu majale. Ja siis ma tõin ta uuesti sinna maksapiirkonda tagasi, ütlesin, et mine tagasi, koge seda pinget seal ja mine sellest pingest läbi. Et selles suhtes ongi, ka mina igapäevaselt töötates inimestega, ma kogu aeg ju jälgin inimesi ja ka ma kogu aeg, ütleme siis arenen ja õpin sellega. Et see ei ole see, et nüüd ma sain mingi tehnika kätte ja ma olen olengi meister. Et ka mina õpin igapäevaselt erinevate inimeste pealt, kuidas asjad toimivad. Ja ütleme, kuna just tagasi sõites lennukist, ta ütles, et ta on nagu ülitänulik ja õnnelik, et ma selle retriidi tegin, et ta sai seal osaleda, siis mina olen jälle teistpidi ülitänulik sellistele võimalustele, kus mina saan jälle kogeda ja õppida, kui ma näen, mis toimub. Ja ma saan järjest ühesõnaga neid kasutada ja edasi anda inimestele. Kui sa peaksid selle praeguse episoodi kokku võtma kuidagi, siis mis oleks see lõpusõna? No see lõpusõna ongi ikkagi see, et teadmised ei anna sulle seda rahu. Sul võib olla teadmisi väga palju, aga kui kehas on see tegemata, see muster on, kui keha vabaneb sellest mustrist, alles siis tekib su sisse rahu. Sellepärast siis ei anna see 5 tajumeelt ajule signaali, aju ei genereeri mingit sündmust enam, siis on see rahu päriselt. Et ainuüksi teadmisest ei piisa. Et selline tänane podcast ja kui sa tunned, et see sind kõnetab ja sa tahad päriselt enda seest neid mustreid teha, siis
kirjuta mulle, helista ja soovin sulle kõike head.